Showtime. Tere tulemast AI Eesti podcasti. Täna külas Robert Pallas, Web3 tehnoloogia juht, tegevjuht AI startupil ja kunagine sportlane, tahaks isegi öelda. Et võib-olla kommenteeri ise, kuidas sa täna ennast tutvustaksid. Tere! Kõik õige, ma ise tahaks öelda, et tulevane sportlane, et sporti võiks teha kogu elu ja üritan seda ikka eeskujuna lastele ja enda tervise hoidmiseks regulaarselt toimetada. Peamiselt toimetan tegevjuhina ettevõttest Argum, mis siis on e-kaubandusele AI-agente ehitav Eesti ettevõte. Sul on kõva tehnoloogia taust, sa oled olnud DevTailor ehk siis Eesti mastaabis suht suure arendusettevõtte juht. Täna sa oled sealt lahkunud, sa oled olnud krüptomaailmas kõvasti sees, täna oled AI-s, et huvitavaid teemasid jagub ja saad kindlasti ka väga palju oma teekonnast rääkida, väärtuslikke nippe meie kuulajatele ja võib-olla ka mingitest väljakutsetest ja pekkiminekutest rääkida. Vabalt. Väga hea. Aga kui minna natukene ajas tagasi ja mõelda, kus sa tuled, siis ma vaatasin, sul on väga sarnane taust mulle. Sa õppisid Kaagis ja siis sa läksid äri-IT TalTechi õppima. Meie Markusega mõlemad oleme äri-IT vilistlased ja lõpetasime ka äri-IT ära ja hakkasime nüüd AI asja ajama. Küberturvesse me muidugi ei ole veel jõudnud. Nii et Robert on lihtsalt meist mõne aasta võrra ees. Aga mida sa sealt koolist kaasa võtsid ja kuidas sa nagu jõudsid tehnoloogia valdkonda üldse? Et kas seal oli kuidagi koolist tulnud mingid mõtteterad, see taust toetas sind, sa hakkasid, ma ei tea, matemaatika vastu vist huvi tundma rohkem, et räägi üldse, kuidas sa sinna sisenesid tehnoloogiasse. Nüüd tagantjärgi on päris täpselt raske öelda, aga matemaatika on kindlasti oluline märksõna, sest et mu isa on olnud matemaatika õppejõud Tehnikaülikoolis aastaid 50+. Ja matemaatika tuli mulle lihtsalt ja kui midagi tuleb hästi välja, siis ta pakub rohkem huvi tihtipeale kui siis, kui sul nagu väga ei keri, on ju. Matemaatika ülesannete ja automatiseerimine oli minu esimene programmeerimisülesanne tegelikult. See juhtus umbes 5.–6. klassis, kus ma kirjutasin Basicus erinevaid skripte, et nad teeksid mu eest matemaatika koodutöid ära. Loomulikult nende skriptide kirjutamine võttis aega vähemalt 2-3 korda rohkem kui nende kodutööd ära tegemine, aga ilmselt need kodutööd olid mu jaoks nagu nii muidu natukene igavad, et sealt sai see programmeerimis pisik suhteliselt vara alguse ja see, et nagu kogu elu saab IT-ga seotud olema, oli selge päris kiiresti. Mida õppima minna? Mul oli 2 valikut tegelikult. Üks oli, et ma lähen piloodiks ja teine, et ma hakkan arendajaks. Piloodiks oleks pidanud minema sel hetkel Tartusse ja hiljem oleks ka välja tulnud, et tegelikult ma olen värvipime ja mind ei olekski vastu võetud. siis jäi nagu üks asi pinnale ja miks ma äri-IT kasuks otsustasin, seal oli peamine põhjus see, et ma tundsin, et puhtalt progemises ma tegelikult olen juba suht kunn, et noored inimesed on tihtipeale enesekindlad rohkem kui oskuslikud ja siis ma mõtlesin, ma võtan midagi juurde, mida ma veel ei tunne. Et äri-IT tagantjärgi minnes oleks võinud vabalt õppida rohkem matemaatikat, rohkem võib-olla puhast mingit computer science'it, aga oli täitsa ju tore programm, et käisime küll erineval ajal, aga andis kaasa palju ägedaid asju. Professoritest mulle tuleb meelde Tanel Tammet ja Tanel Tammeti loengud olid väga
kujundavad, ütleks, et ta suunas meid lugema Paul Grahami esseesi, mis siis suunasid mind startupi maailma ja Paul Grahamit hakkasin sealt jälgima, lugesin ülikooli ajal ilmselt kõik läbi, mis ta kirjutanud oli oma blogis. Võib-olla anna natukene tausta, et kes Paul on, et ma usun, et paljud meie kuulajad ei tea, et võib-olla lihtsate sõnadega. Ja Paul Graham on siis Ameerika tehnoloogiaettevõtja ja siis riskikapitali investor, kes on seotud väga paljude tuntud kuulsate ettevõtete alguslugudega. Ja inkubaatori juht, eks ju? Ja. Mis tema see kõige suurem läbimurre on, ma hetkel ei julgegi peast öelda, aga minule on jäänud meelde nagu need lood, kus ta siis seletab, et kuidas peaks asju alustama ja kuidas sa peaksid nagu enda peas asju kujundama, et uusi ettevõtteid üldse luua. Ja need nagu põhimõtted jäid kaasa sealt mitmekümneks aastaks kohe. Olen ise lugenud neid esseesid, võime pärast lingid siia descriptionisse ka panna, et väärt asi. Mõnusas pikkuses sobib kõikidele lugemiseks, nii et paneme kindlasti alla. Aga sa ütlesid väga tagasihoidlikult, et matemaatika oli sul tugev. Ma kuskilt GitHubi kaudu leidsin su CV, sul oli matemaatika lõpueksam 100 punkti. Vastab tõele? Vastab tõele. No seal oli all nii talent kui treening, ma arvan. Okay. Et selle jaoks sai ikkagi ka harjutatud. Et lihtsalt kuulajatele natukene seda tausta, et mis tasemest me räägime. Aga kui sa kooli ära lõpetasid, siis sa läksid edasi arendajaks, on nii? Jah, tegelikult ülikooli ajal siis ma mängisin professionaalset pokkerit ja sellega teenisin elatist. Ühel hetkel see karjäär lõppes ära järsku, kuna kontod pandi kinni USA ettevõtte, või tähendab USA valitsus konfiskeeris selle saidi, kus ma mängisin. Ja siis mul ei olnud võimalik edasi paugutada ja siis ma alustasin oma karjääri arendajana loomulikult online kasiinos. Et see oli siuke sujuv loogiline üleminek. Et teed ise oma keskkonna, kus sa saad ikkagi edasi mängida? Ei, kusjuures mängimise juurde ma enam nagu väga tagasi ei jõudnudki, et ma võib-olla üksikud korrad olen proovinud. Mis mind nagu pokkeri juures paelus oli see sama asi, et ma tundsin, et ma olen nagu väga tugev mängija võrreldes enamike inimestega, kelle vastu ma mängin. Aga kui mul jäi nagu paus sisse, siis pärast laudadesse istudes see tunne oli kadunud, et üldine tase oli tõusnud ja minu enda tase oli nagu kadunud. Et see on nagu just kui mingi spordiala, millega sa tegeled igapäevaselt. Ütleme, et sa mängid jalgpalli või padelit ja kui sa nagu praktiliselt iga päev seda teed, siis see pall tuleb, siis sa nagu juba just kui tead ette, kuidas see lendab. Ja kui sa vahepeal aasta aega ei mängi ja siis sulle lüüakse see pall, siis sa plahmerdad ja klahmerdad selle kuidagi ära, on ju. Et mul oli veits, ma arvan, sama tunne seal. Me oleme päris palju CV-sid siin läbi töötanud, et tavaliselt esimene töökoht siin, kas teenindaja, mingi assistent, kas sul oli lihtsalt CV-s esimene töökoht professionaalne pokkerimängija? Jah. Põhimõtteliselt. CV-s seda kirjas ei ole. CV-s on kirjas, minu esimene töökoht on tegelikult tarkvaraarendaja ikkagi. Täna kunagised bossid vaatavad järgi, siis saavad teada. Okei, aga kaua sul karjäär siis nii-öelda arendajana kestis ja mis hetkel sul tekkis see, et ma tahan ise oma ettevõtte teha? Ma töötasin selles ettevõttes 3 aastat. Ja siis suurem ettevõte ostis selle ära. Uues ema ettevõttes oli ligi 3000 inimest, börsil kaubeldav rahvusvaheline ettevõte. Mul sai umbes 1 päevaga selgeks, et see ei ole minu jaoks. Et siuke startup vaibilik ehitamine, kus sa saad kiiresti teha otsuseid, kiiresti liikuda, teha vigu, parandada neid, oli läbi. Ja kõik muutus väga korporatiivseks, mis tähendab hästi palju paberimajandust, hullult palju koosolekuid ja see ei tundunud mulle õige ühesõnaga, see, kuidas asju aeti. Ja samal ajal siis
minu kursakaaslane Janno Stern kutsus mind lõunale ja pakkus mulle võimalust, et ehitame startupi, et meil on siin idee, raha väga ei ole, maksta midagi ei saa, aga proovime. Ja mul oli aastas nagu kopp piisavalt ees, et ma teadsin, et ägedate inimestega koos mingeid asju teha on see, mis on nagu õige suund. Ja siis me hakkasime ehitama mobiilset rahakotti ja lojaalsusprogramme. Eestis PayPal oli selle asja nimi. Eestis me launch'isime päris viisakalt. Meil oli maksimumis oli meil 5000 aktiivset kasutajat. Klientidest olid päris suured nagu nimebrändid. Mõned võin nimetada ka, oli Sportland, Reval Cafe, S-Travel ja kokku umbes 20 ettevõtted, kus kogu selline lojaalsusprogramm mobiilselt oli ehitatud meie peale. Kui keegi mäletab seda, siis nende kassade kõrval olid siis QR-lugejad. Et esimese tehnoloogia me ehitasime niisuguste helilainete peale, aga need kõigis keskkondades ei töötanud, siis pidime QR-ide peale vahetama. Aga äriliselt me ei suutnud nagu skaleerida, sest me olime kõik ikkagi arendajad. Tahtsime julmalt koodi kirjutada ja ehitasime nagu väga palju featuure, mida lõpuks keegi ei kasutanud. Lükkasime seda launchi edasi ja edasi, et teeme veel lihvime ja lihvime. Ja lõpuks, kui siis välja läksime, siis nagu see müük pärast launchi oli meil ka aeglane. Küsisime klientidelt ka liiga vähe raha, et me tegime hästi palju asju klientide eest tasuta ära, mis on nagu õpikogemus, mille ma hilisemasse elusse olen kaasa võtnud, et kui sa kellelegi midagi väga palju tasuta teed, siis neid tegelikult see tulemus huvitab vähe ja nad isegi teinekord ei vaata isegi, et okei, mis ma nüüd sain siin, aga sa oled pannud sinna võib-olla 20-40 tundi tööd alla ja valus on vaadata, kui sa niimoodi järjest kliente üritad saada, tuled nagu vastu, teed nagu tasuta, et täna me pilootide eest ikkagi küsime raha, sest et me piloodis loome juba oma klientidele väärtust ja see oli niisugune varajane õppetund. Meil Peipis nagu mingi hetk sai raha otsa, sealt teine õppetund ka kohe otsa, et jäime Eestisse kinni väga kauaks. Tegelikult oleks pidanud pärast esimest 3-4 klienti oleks pidanud minema kohe ka teistesse riikidesse proovima. Isegi kui nagu jõudu ei ole väga, ehk siis finantsi veel ei ole, siis sa avastad vähemalt varakult, kas see asi, mida sa oled ehitanud, sobib teistel turgudel ka. Sest kui sa ehitad ainult Eesti turule, siis sellest kunagi mingit skaalat ei tule. Et respekt ka nendele tegelikult ettevõtjatele, kes siin Eestis alustavad, ehitavad ja Eestis tegelikult ei launchigi, sest et nad tunnevad ära, et Eestis nende õpikogemus ei ole relevantne. Et suurtematel turgudel toimivad asjad teistmoodi. Ja alguses startupiga su peamine eesmärk on nagu õppida turgu ja kombata, et milliste üldse nende featuuridega, keda me kõnetame. Mingi hetk siis meil Peipis sai raha otsa, nagu ikka startupides juhtub, aga me ei läinud laiali, sest meil oli koos lõbus. Ja me olime selleks hetkeks 7 punt, kes siis Tehnopolis ilma välisakendeta ruumis koos istusid ja koodi kirjutasid ja tahtsime nagu koos edasi teha ja seda teekonda pikendada. Selle jaoks oli meil vaja ka raha ja me võtsime nagu väljast tulevaid tarkvaraarendusprojekte külge. Ja selle eesmärk oli ainult pikendada seda runway'd, ehk siis seda raha, mis meil arvel on, mis aitab meil elus püsida startupina. Ja seda startupi nagu hoidsime elus, müüki keegi enam ei teinud, kliente nagu ka väga toetada enam ei jõudnud, sest et aeg hakkas minema nagu tarkvaraarendusele ja ühel päeval tegelikult, kui ühest tarkvaraarendusklendist sai 2 ja 2 sai 4, see kõik oli orgaaniline, et kõik oli tegelikult soovituste alusel. Ja nagu tarkvaraarendus-ettevõtte mõistes me alustasime kohe rahvusvaheliselt, et esimene klient oli Prantsusmaalt ja siis aastate jooksul oli seal globaalselt nagu päris laiali, et lõpuks nagu enamik käive tuli küll Eestist, aga mitte niimoodi, et see enamik oleks nagu äkki võib-olla 65-70% oli siuke Eesti põhine käive. Kas sellel momendil teil olid siis kõik arendajad või keegi oli kuskil, ma ei tea, majandustaustaga rohkem äriliselt oskas seda nõu anda või kuidas te selle nagu kokku panite? Selle alguse hetkel oli kõik arendajad ja et
kes me seal ikkagi ettevõtet juhtisime, õppisime ise ära kõik need asjad. Kellele jäid siis lepingud, kellele jäid inimsuhted, kellele jäi müük, et kuidagi orgaaniliselt jagunesid need ülesanded ära. Aga väikses ettevõttes kõik teevad nagu kõike ja selles mõttes, et õpikogemusena oli loomulikult väga hea. Millega sa siis tegelesid peamiselt? Kõigega. ma ütleks, et inimesed võib-olla jäid suures osas nagu minu peale, et palkamisega tegelesin mina ja valideerimisega, et kes on need arendajad, kellega me tahame koos teha, kes sobivad meie tiimi, kellel on piisavalt nagu potentsiaali ja me võtsime hästi palju noori arendajaid endale, et Eestis on, ma arvan, 40 inimest, kes on nagu meie välja treenitud seal ja tänaseks on väga viisaka karjääri endale ehitanud erinevates keskmistes ja suurtemates ettevõtetes. Noorte founderite puhul ma olen pannud tähele, et paljud on sporditaustaga. Ma vaatasin, et sa oled olnud professionaalne triatleet vist või vähemalt noorena, et kas sa oled midagi veel teinud või natukene räägi enda sellest spordipisikust, et sa täna räägid, et sa tahad alles sportlaseks saada, tegelikult ju sul juba tuli see sport noorest saati, sind veeti vist trenni, et räägi, kuidas sa jõudsid sporti? Spordi juurde jõudsin vanemate kaudu, kes on Eesti triatlonis toimetanud nii kaua, kui ma mäletan, treeneritena ja spordifunktsionääridena ja 5-aastaselt siis pandi mind ujumistrenni. Loomulikult sealt kasvas siuke eluaegne spordipisik, mida ma väga hindan, et mu vanemad minuga tegid tegelikult. Et kui 2 päeva trenni vahel jääb, siis on nagu imelik olla, hakkab sügelema igalt poolt. Ja ma loodan enda lastele samasugust eeskuju pakkuda. Professionaalseks ma kindlasti kunagi ligilähedaselt ei saanud, küll aga sport andis võimalus reisida erinevate treeninglaagritesse ja rahvusvahelistele võistlustele. Euroopa juuniorite meistrivõistlus oli kõige kõrgema tasemisel võistlus, kus ma nagu vette hüppasin triatlonis maailma tugevatega võistlema. Aga seal ikkagi taseme vahe oli ikkagi päris suur, et ütleme selliste füüsiliste annete poolest ei olnud triatlon mulle selline number 1 ala, et seda avastasin küll hiljem, et oleks mingid teised nagu tegevused võib-olla paremini sobinud, et triatlon on niisugune vastupidavusala, mul oleks sobinud niisugused sprinterlikud, niisugused 3-5 minutised pingutused või isegi lühemad niisugused, mitte päris nagu 100 meetri jooks, aga kusagilt sealt 1-5 minutised niisugused sutsakad, kus on kogu aeg rõve, aga saab ruttu läbi. Millega siis peamiselt tänapäeval siis spordialades tegeled? Täna ma tõstan ja jooksen, et jooksmise juurde ma jõudsin ringiga tagasi. Vahepeal olen tegelenud ka erinevate teiste spordialadega, et jalgpalli natuke, vabasukeldumist tegin vahepeal päris tõsiselt ja siis kangi juurde ikka aeg-ajalt jõuan ka tagasi, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma pean oluliseks tegelikult tõstmist, et hoida sellist lihaskonda ja siis tegelikult kogu luustiku ka, et oleks minu ütleme siis spordi tänane eesmärk on olla siuke vanaisa, keda kunagi kõik vaatavad, et see mees on täitsa sõge. Kas septembris maratonile ka lähed ja kui lähed, siis mis aeg see aasta eesmärgiks on? Ma arvan, et see aasta ei lähe, aga tulevikus lähen veel, et see aasta jääb vast vahele, et siin nii palju uusi ettevõtmisi on olnud, et see baastreening on olnud jooksukilometraaži mõttes nagu natuke väiksem, et ma ikkagi olen niisugune võistluslik inimene, et ma ei taha teha sama või kehvemini kui eelmine aasta. Et siis lihtsalt nagu läbi ma hetkel ei plaani minna. Aga mine tea, et see sügis on veel kaugel, et see suvi äkki hakkab kerima ja siis vaatame. Aga jalgpalliga seoses ma tean, et sa oled loonud ka sellisi platvormi nagu Fantasy Express. Vastus sa tõeda? Jaa. Räägi sellest äkki natukene, mis see täpselt on ja kuidas sa selleni jõudsid? Okei, väga huvitav meeldetuletus. See mu aktiivses mälus kindlasti ei ole. Ma olen väga palju rakendusi loonud
nii hobi korras kui siis ka mõned, mis ma olen mõelnud, et okei, et nendega võiks nagu mingisugune ettevõtlus nagu toimuda. Fantasy Express oli tegelikult puhas nagu hobiprojekt, mis juhtus oli, ma mängisin Inglismaa Premier League Fantasy Footballi päris tõsiselt nagu mingisugune 5, 6, äkki 7 aastat. Väga popp asi praegu, paljud tuttavad mängivad, nii et ja seal samamoodi, et iga aasta muutusin järjest võistluslikumaks, mis tähendab, et sa paned sinna rohkem aega ja ressurssi. Mis ma hakkasin tegema oli, ma hakkasin ennustama, ühesõnaga tegemist on mänguga, kus sa siis valid päris elu mängijaid Inglismaa kõrgliigast ja siis ennustad sisuliselt, et kuidas neil hakkab minema teatud mingites voorudes. Ja see on nagu spordi ja matemaatika vahepeal. Ja mina kasutasin hästi palju numbreid ja põhimõtteliselt ennustasin seda, milline oleks selline investeeringutasuvus mingitel mängijatel ja tegelikult rakendus, mis ma ehitasin, tõigi kokku tabeli, kus oli kogu statistika ja seal oli väike siuke ennustav asi, ma ei tea, kas ma seda masinõppeks otseselt nimetan, aga see oli ikkagi keerulised statistilised algoritmid pigem ütleks, mis siis aitasid mul ennustada teatud mängijaid ja aitasid leida selliseid häid valikuid. Et tegelikult jah, hobiprojekt siis, et mängida arvutimängu. Ma ise arvutimängudes väga kõva käpp ei ole, aga ma saan aru, et need, kes mängivad siis Fantasy League'i, et ma oleks võtnud sinu selle platvormi endale kasutusse ja tänu sellele, et oleks andnud soovitusi, kuidas näiteks sõbrast parem tulemus teha, paremad mängijad valida ja siis rohkem punkte koguda, eks ju? Täpselt nii, jah, et seal oli peale minu teisi kasutajaid ka, kuna Redditis oli siis link üleval ja ma nagu trackisin analüütikat, siis ikkagi enne mängupäevasi käis 20–100 inimest alati sealt läbi, enamasti Inglismaalt, aga tegelikult üle maailma. Mis aastatel see projekt sul sündis? Oi, raske nagu meenutada. Ma pakuks, et 10–12 aastat tagasi, jah. 2012 sa hakkasid krüptorahadega juba rääkima. Kuidas sinna praegu väga kaugele arenenud tehnoloogias, kuidas sa jõudsid nii vara sinna? Bitcoin 2012 aastal. Võiks arvata, et siin on teine Rain Lõhmus kõrva, kellel on suured Bitcoini rahakotid ja Kadunud. Suured kadunud rahakotid. Minu võib-olla Bitcoini teekond algas 2011, siis ma õppisingi küberkaitset ja oli tegelikult vaja kursuse töödeks leida mingid teemasi. Ja mul oli peas kogu aeg selline projekt, et ma teen digitaalse detsentraliseeritud valuuta. Ja mul oli erinevaid siukseid mustandeid paberi peal vihikus ja ka natuke nagu siukest koodi. Kuidas need ülekanded detsentraliseeritud sellises, tol hetkel mitte ploki ääles, aga detsentraliseeritud ülekannete maailmas, et neid ma kujutasin päris hästi ette, et sul on privaatvõti, millega siis allkirjastatakse ülekandeid, mis siis avalikule võtmele saadavad mingit väärtust või vara, See oli mul olemas, see oli samasugune nagu Bitcoin. Mida ma ei suutnud ise välja mõelda, oli tegelikult see, et kuidas need ülekanded jõuavad kogu sellise avalikkuse ette niimoodi, et nende kinnitamiseks ei oleks siukest keskset serverit. Et igas mu sellises disainis jäi mingisugune punkt, mis oli tsentraliseeritud. Ja tsentraliseeritud punkt on siuke koht, kus kogu süsteem nagu maha kukub. Ehk siis kõik need disaini, mis ma tegin, nendele ma vaatasin otsa ja ütlesin nendele not good enough. Kortsusin ära, viskasin minema ja ka ühel päeval ma siis otsisin lahendust sellele probleemile. Kõva Google'i sõdalane käis ja maandusin jälle Redditisse, mis sel hetkel oli nagu kõigi teadmiste algus ikkagi. Ja Redditis oli siis Bitcoin white paper, kellegi Satoshi poolt kirjutatud. Lugesin selle läbi, lugesin teist korda läbi ja nagu klikkis kohe.
minu esimene selline emotsioon oli tegelikult igavesti suur pettumus. Mul oli kahekordne pettumus seda lugedes. Üks oli see, et keegi oli selle juba välja mõelnud. Ja teine oli see, et see oli kõik nii elegantne. Ja neid nii-öelda primitiivseid asju, mis Satoshi kokku pani, neid ma justkui kõiki teadsin või vähemalt olin kuulnud, aga ma ei olnud piisavalt tugeva krüpto taustaga, et ise neid kokku panna. Ehk siis see pettumus oli lisaks veel see, et okei, ma ei olekski sinna jõudnud nagu sellele tulemine. Aga noh, see oli nii äge nagu süsteem, et tegelikult siis kõik minu kõik minu masters magistriõppe sellised paberid olid siis Bitcoiniga seotud, et isegi kui ülesanne võib-olla ei soosinud seda, Robert kirjutas ja rääkis Bitcoinist ja mu lõputöö oli siis, kuna õppisin cybersecurity't, siis lõputöö pealkiri oli Bitcoin Security. Kas sa näed seal tänapäeval ka seni nagu potentsiaali ja mis sa sellest nagu tulevikust üldse praegu ennustad? Kuidas see läheb? Kindlasti näen potentsiaali. Ma arvan, potentsiaal on juba ammu realiseerunud teatud valdkondades, kus väga palju asju tehakse detsentraliseeritult. Et Bitcoin on nagu siuke esimene tulija selles maailmas, mis avas nagu uksed väga palju teistele rakendustele. Et täna juba ehitatakse ikkagi detsentraliseeritud maailmasi ja rakendusi erinevate plokiäärete peale. Ja ütleme selliste rahvusvahelistes ülekannetes on ikkagi, ta on kõige parem variant. Sul LinkedIni bios on vist kirjas, et sa oled Web3 CTO. Mida see tähendab? Mida sa täna seal teed ja kuidas sa ettevõtteid aitad? Ja kui siis DevTerri-loo nii-öelda lõpp kokku tuua, siis 9 aastat sai seda tehtud, eks mingi hetk nagu väsid ja on vaja nagu uusi väljakutseid otsida ja endale lihtsalt võib-olla natukene surakat anda, et nagu edasi kasvada professionaalina, siis tekitada mingeid ebamugavaid olukordi. Kui ma selle karjääri nagu nõksu tegin ja müüsin oma osalused partneritele maha, siis ma vaatasin peeglist, et okei, mis nüüd nagu teha. Et see ei olnud nii, et ma olin enne välja mõelnud, et okei, et nüüd ma liitun mingi ettevõttega X ja Y ja hakkan tegema mingit kindlat asja, vaid see oligi reaalselt ikkagi kirvega pauk ja siis vaatame, mis saab. Ma tegin endaga siukseid mõtteharjutusi, et mis see tulevik nüüd on. Ja väga mitme sellise, ütleme, tulemina ma tegelikult jõudsin, et okei, mis on siis see, mis on minu kirg, kus on minu oskused, kus ma saan inimesi aidata ja kust nagu raha ka võiks tulla. Ehk siis kõik sellised nagu asjad kokku. Võib-olla kui keegi tahab proovida, siis üks meetod on jaapanlaste Ikigai. Vaadake, guugeldage, et seal on siuke Venni diagramm, et nii-öelda elu mõte võib-olla või siis professionaalse elu mõte, et kuidas leida sellist asja, millega tegeledes sul on nagu fun. Okay. Sest kui fun ei ole, siis nagu pole tegelikult pointi. Ja Web3 oli selline asi, kuhu ma enda suuna nagu tegelikult võtsin hästi konkreetselt. Ja LinkedInist sai alguse väga palju vestlusi, millest mõned jõudsid projektideks, kus ma siis erineval tasemel aitasin. Enamasti kas siis tehnoloogia juhina asju käima tõmmata või siis lihtsalt nõuandjana, et kuidas midagi ehitada. Mulle meeldib kõige rohkem just see algus endiselt, kus ettevõtte nagu nullist saab esimest korda kokku, istuma no nii, et mida me nüüd teeme. Et mul on aastatega tekkinud mingi kogemus, et mida mitte teha ja kuidas jõuda selleni üldse, mida me teeme. Ehk siis lühidalt on ikkagi see, et mis on probleem, kellele ja kuidas sa seda lahendad, kes ja miks peaks selle eest maksma, kui palju nad maksavad ja kuidas nendeni jõuda. Et need lihtsad küsimused tegelikult esimesel päeval nagu tuleb kõik läbi mõelda. Päris nii lihtne võib-olla ei ole, aga kui nagu kokkuvõtvalt, siis tegelikult ikkagi on ka. Ja need nii-öelda nullist ühte minekud on need, mis mind on nagu paelunud nii konsultandina kui founderina. Ja
leidsin mingid projektid, millega tegelema hakata, aga reaalsuses, kui ma selle Web3 asja viskasin maailma välja läbi LinkedIni, siis enamik ideed, mis tulid, olid AI-ga seotud. Ja niimoodi ma jõudsin ka AI ettevõtluseni ja siia teie podcasti. Väga äge. Sa korra mainisid DevTailorit, et millega sa olid siis 9 aastat juba koos sidunud. Et räägi äkki sellest natukene, et kuidas see täpselt, see kõik algas, 10 aastat on see juba pea turul olnud, eks, ja millest see idee sai alguse ja kuidas ta on siis äkki nende 10 aasta jooksul siis on see ettevõte muutunud? Alguse sai ta väga orgaaniliselt, kuna startupil oli raha otsas ja oli vaja klientidele arveid saata ja siis teha neile siis rätsep lahendusi tarkvaras. Et see oli meie tiimi siis kõige suurem tugevus oli tarkvara ja just tarkvara tooteid teha. Et lihtsalt tarkvara kirjutamisel toote tegemisel on nagu mingi paar sükest nõksu vahet ka, et ideaalis sa tahad, et su arendaja saaks aru, nagu kellele ja mida ehitad ja veel parem, kui ta küsib sult küsimusi, mis algavad sõnaga miks ja kui su arendaja küsib sult küsimusi sõnaga miks, siis teda võib-olla huvitab isegi, et see, mis ta teeb, on ju. Et loomulikult igas suuremas projektis peab olema arendajaid, kes on keskendunud nagu väikestele asjadele ka, sest need väiksed asjad tuleb ära teha. Aga nii sellised suurt pilti hoidvad arendajad on väga, väga väärtuslikud, et just kes seda toote suunda võtavad. Ja see oli kogu aeg tegelikult meie tugevus aastate jooksul, et neid, kuna me tegime kogu oma ajaloo praktiliselt töötasime soovituste alusel, mis tähendas seda, et meil ei olnud kunagi spetsialiseerumist nagu ühes kindlas valdkonnas, vaid pigem nagu laiali. Et finantstehnoloogiad ja krüptoteemad tulid sisse võib-olla rohkem kui mingid teised, aga me tegime ka e-kaubandust üpris suurelt, tegime sporditehnoloogiaid erinevaid, mis tuleb kohe meelde ja isegi Oreli kontrollereid oleme teinud, nii et see amploa on üpris nagu lai. Mis asja te tegite? Oreli kontrollerit ehitasime, üks meie esimesi projekte oli siiamaani, ma arvan, jookseb ühes Eesti kirikus. Päris huvitav. Täiesti ootamatu. Aga mul tekkis kohe küsimus, et jällegi nullist alustamine, mis olid need esimesed failid, mis te tegite? Et võib-olla nii meile huvitav kuulata või kellelegi teisele, kes teenuse, äri või sellist nagu agentuuri ehitab, et millega sa nagu puusse panid täiega? Kus saaks midagi õppida? Teenuse äris, väga palju asju on, mis on nagu õpitud. Ma arvan, et meil nagu selliseid nagu jõhkraid nagu pauke otseselt ei olnud. Kõige suurem viga, mis me tegime, oli tegelikult see, et me ei teinud kunagi müüki, sest et meil tulid projektid ise sisse. Ja ühel hetkel võib juhtuda, et need projektid enam ei tule ise sisse ja see ei pruugi olla otseselt sinust nagu sõltuv asi, kuna me toimetasime ikkagi varajases faasis tihti peale. Ehk siis ettevõtetega, kes alustavad ja ettevõtted, kes alustavad, sõltuvad oma alguses hästi palju kapitalist, mida nad saavad siis kaasata turult. Ja tegelikult, kui sul kapitali enam turul nagu väga palju peale ei tule, siis neid ettevõtteid, kes asutatakse, on oluliselt vähem, mis tähendab, et meiesugustel tarkvaraarendus-ettevõtetel oli vähem tööd. On ju. Et kogu aeg tee müüki on number 1 õpetus. Kuidas iganes sa seda teed? Too praktiline näide, mida see nagu täna 2025 tähendab. Sul on olemas inimesed, kes oskavad mingit tööd teha ja sul on vaja põhimõtteliselt nad välja müüa. Et meil on AI, meil on tehnoloogia, meil on internet, meil on turundus. Kuidas sa seda teeksid? Too näited. Jah. No kindlasti üks suund, mis on nagu, kõik oleneb, kui kiire sul on. Et kui sul on nagu inimesed, kes seisavad ja täna on nagu homme vaja projekti, siis sul on ikkagi, siis sa pead külmamüüki tegema. Seal ei ole nagu mingit teist varianti. Kuidas sa seda külmamüüki teed? Siin on nagu, ma arvan, 100 võimalust. Ma siin päris nagu puhtalt mingitesse AI-tuulidesse ei usu. Küll aga kogu sellise müügitsükli sees on väga palju tegevusi, kus sa pead automatiseerima, et jõuaks nagu mingisuguseni skaalani.
aga selliste erinevates sammudes vahepeal peavad inimesed sees käima. Ja lõppmüük tegelikult on ikkagi inimesest inimesele. Et inimesed ostavad asju inimestelt. Ja kui sa nagu täiesti üritad robotiga seda teha, siis võib-olla sa suudad müüa robotilisi müügitööriistu, sellepärast, et siis sa justkui tõestad, et okei, see töötab, vaata. Aga kui sa seda nüüd üritad siis teenusärisse viia, siis teenusäri on ikkagi inimsuhete peale, vaata. Et need inimesed, kellega sa koos töötama hakkad, või need ettevõtted, kellega sa koos töötama hakkad, sa teed otsuse tihti peale selle tunnetuse järgi, mitte nagu isegi hinna järgi, et kas mul on nendega nagu äge ja kas ma usaldan neid. Ja sellised asjad on nagu ikkagi puhtalt inimlikud. Kui aega on natuke rohkem, siis ma arvan, et sotsiaalmeedia on väga hea koht. Kas LinkedIn? Minu jaoks on ainult LinkedIn, ma mujal ei ole toimetanud. LinkedIni muidugi selline üldine kvaliteet AI tulekuga on väga palju kukkunud, ehk siis AI postitusi ja AI kommentaare on palju, mis ma arvan, et tegelikult suunab inimesi vähem lugema ka ausalt öeldes. Minu jaoks... Tahtsin öelda lihtsalt siia vahele, et Robert on üks Eesti kuulsamaid LinkedIni nii-öelda sisuloojaid, et sellel aastal 15. kohal siin ühe väljaande alusel. Fabicon valis välja 20 kõige mõjukamat LinkedIni loojat ja sa olid 15. kohal, nii et järelikult teab, millest räägib. ma seda ausalt öeldes ei teadnud, väga huvitav. Ma tean, mis Fabicon on, sellist edetabelit ei ole tõepoolest näinud. Kuul kutid, see ei ole minul üldse nagu tervislik, kui keegi ütleb, et mingi edetabel kuskil on. See läheb kohe käest ära, nii et kõik 14, kes must seal eespool on, hoidke alt. Aga reaalsuses LinkedInis sel hetkel, kui oli vaja nagu müüki tegema hakata, siis ütleme see, ma tundsin, et see külm paugutamine ei ole nagu minu jaoks. Ja see ei vasta mu nagu isikuomadustele ja natuurile. Mulle ei meeldi inimesi tülitada. Endale mulle ei meeldi saada ühtegi külma telefonikõne ega e-maili. Väga väike tõenäosus on, et keegi mulle midagi niimoodi ei maha müüb, sest mul tekib kohe negatiivne selline tunnetus. Võib-olla ma olen eestlane. Et või ma mingis teises riigis asjad käivad teistmoodi, ma ei tea, kuidas teil kutid on, et aga... Oleme katsetanud, selles mõttes toimib ikka, et see on numbrite mäng puhtalt, et nagu sa ütlesid, kui on kiiresti vaja, siis küll müük toimib. Ja kui on kiire, siis see on ainus praktiliselt võimalik, on ju. Aga siis selline pikamaalisem mäng, nagu selline isiklik selline brändimine, mul, ütleme, ta tõi meile projekte ka, ja tõi meile kliente, mis algasid läbi mingite LinkedIni vestluste, mõned, mis olid täiesti nagu ikkagi globaalselt inimestega, kellega ma muidu ei oleks mitte kunagi kokku saanud. Et algavad asjad tihtipeale ikkagi kuidagi juhuslikult, et keegi, ma arvan, võib-olla mõni inimene on, kes podcastiks valmistuses loeb kõiki mu postitusi, aga peamine asi on see, et sa oled nagu pildis. Ja mõned nagu postitused võib-olla huvitavad, siis loed läbi, aga sa paned teatud teemaklastrid jäävad su nagu aiu meelde, et näiteks, et see Web3, et see on Robert, on ju, AI, et see on ka Robert, et sellised nagu mingid seosed on see, mis on nagu oluline. Ja siis, kui kellegil on nagu tekib vajadus, ütleme, et see on siis mingi AI-ga seotud tarkvaratoote loomine, ja siis sel hetkel jookseb tema eest läbi kas mingi kommentaar, mis ma kuskil sotsiaalmeedias teen, siis ta võtab ühendust, et kuule Robert, et äkki võiks rääkida. Ja sellel on nagu suhteliselt ikkagi pikk selline tsükkel, et siis esimene päev sul ei ole jälgijaid, esimene päev need seosed ei ole olemas, on ju. Et ma arvan, et siuke 6 kuud kuni aasta läheb aega enne, kui see masin nagu tööle hakkab. Mis on siis samamoodi on võrreldav võib-olla otsingumootori optimeerimistöödega. Et seal ka ei tule esimene päev, ei hakka midagi tulema, on ju. Aga sa pead nagu järjest nagu ikkagi hoidma oma selliseid tegevusi üleval. Ja sulle peab see meeldima ka.
ehk siis mulle tegelikult see kirjutamisprotsess meeldib. Ma kirjutan, suure protsendi kirjutan ise, ma muidugi põrgatan vastu keelemudeleid, et siin on mu, ütleme, siuke ajuplahvatus, täiesti formaatimata mingisugune posti selline sisu on ju. Et näiteks, et kirjutaks täna, kuidas ma ehitasin mingisuguse fantasy spordiplatvormi on ju. Annan talle nagu bulletid ette, siis ta korrastab ära, siis ma võtan selle, ma kirjutan selle ümber ja siis ma saadan talle uuesti, et anna tagasisidet, et kus võiks parandada ja siis hakkame neid timmima paika, et see formaat oleks ka nagu loetav. Ma üldiselt tegelikult nagu väga aktiivne praegu ei ole, sest mul on nagu neid projekte on nii palju peal olnud, et uusi nagu nii võtta ei saa, on ju. Aga ma ikkagi üritan endiselt pildis olla ja noh, nüüd ikkagi on vaja seal topis ronima hakata. Ja müük on ainult selles mõttes üks osa ettevõtlusest, nii et praegu me läksime siin päris spetsiifiliseks, et kui me tuleme nüüd selle kogemuse juurde tagasi, et noh, me enne rääkisime teenuse ettevõtted, teenuse äri, et sinu see kogemus lisaks müügile, kas on mingid olulised võib-olla aspektid veel, mida sa saaksid noortematele founderitele soovitada? Või kus sa ise tegid omal ajal vead, täna teeksid midagi teistmoodi? Ma arvan, et palkamisega läks meil suhteliselt hästi, sest me suutsime talendi ära tunda. Me palkasime noori inimesi, kes tulevad sisse. Mis on kõige olulisem inimest värvatest? Väga hea küsimus. Ma arvan, et selline tahe neid asju teha, mida sa tegema hakkad. Et kui sa saad motivatsiooni, saad aru, et okei, et see inimene tegelikult tahab nagu, ütleme, kui ma arendajat palkan, ta tegelikult meeldib nagu arendamine. Ma vaatasin alati seda, et sa mainisid miks küsimust, et kui arendaja tuleb ja küsib, miks ma seda teen? Ja no seda küsimust algajal on nagu, algajad küsivad seda arva, et nad veel ei hooma kogu seda nagu ookeani, kuhu nad nüüd on purjetama sattunud, et võib-olla on nagu sadama lähedal alles toimetavad, õpivad esimesi siukseid liigutusi, et see miks küsimine tuleb nagu hiljem kogemusega. Alguses ma ütleks, on see huvi eriala vastu ja selline tahe õppida. Kui kellelgi oli mingid hobiprojektid ja siis me rääkisime nendest ja need kandidaadid olid siis selgelt nagu läksid põlema, kui nad rääkisid. See võis olla nagu mingi asi, nagu, mis mulle üldse nagu ei kliki, aga see fakt, et neil on mingi teema, mida nad arendavad õhtuti, kas siis nad mõtlevad, et okei, sellest saab mingi startup, või näiteks teevad emale mingisugust rakendust, kus emal on midagi lihtsam ära teha. Et sellised inimesed tavaliselt jõudsid mulle tööle ja tegid väga hea karjääriteekonna endale. Et kui sa naudid seda, mida sa teed, siis sa saad selles heaks. Kui sa ei naudi, siis ma arvan, et on väga väike tõenäosus, et sa suudad saada paremaks kui need inimesed, kes tahavad seda teha iga päev. See on nagu täpselt sama loogika, et kui sa teed päevas 3 trenni või sa teed nädalas 3 trenni, täpselt sama vahe on ju. Et need inimesed, kes tavaliselt, kes teevad nädalas 3 trenni, ei saa nii heaks, sest see kumulatiivne on, et kui sa mõtled aasta peale kokku on ju, kui paljud teevad siis need trenni, kes teevad 3 päeva järjest, või tähendab 3 päeva siis nädalas ja need, kes teevad 3 korda päevas, et tegelikult 1-2 päevaga vahet ei teki, aga juba poole aastaga on seal nii suur vahe sees, et täpselt samamoodi ka arendajate kohta on ja või ükskõik mis iganes valdkonna kohta, et kui sa oled nõus rohkem panustama, siis suuremad šansid on. See ei tähenda, et sa garanteerid, et sa võidad, aga vähemalt sul on suuremad šansid, et sa saad selles alas paremaks ja nii ongi. Teenusettevõtete kontekstis veel võib-olla üks asi, mis alguses on veidike keeruline korraldada, aga oma klientide siis nagu päriselt ära teenindamine on kindlasti siuke asi, millele tuleb keskenduda. Ehk siis olemasolevat klienti hoida ja kasvatada on lihtsam, kui uut klienti saavutada. Ja klientidega nagu pidevalt sellises sõbralikus suhtes olla. Lisaks veel sellele, mis sa professionaalselt teed. Mis võib tähendada lihtsalt seda, et iga 2 nädala tagant sa helistad neile ja küsid, kuidas meil läheb. Kas me teeme sulle seda, mida sa tahad, kas me peaksime midagi tegema teistmoodi.
ja õppima selle peale. Või kas me saame sulle veel midagi teha, kui on kõik juba hästi, vaata, siis teenusettevõte ühest otsast nagu pakub nagu mingit kitsast teenust, aga igal teenusel on sellised kõrvalharud, on ju. Et noh, turundusagentuurid võivad müüa ka kodulehti, on ju, võivad müüa ka sotsiaalmeedia haldust, on ju. Et sealt võivad sellised nagu harud tulla, mis on seotud. Ja arendusettevõtetel kindlasti alati on need ka olemas, et mõned kirjutavad ainult koodi, mõned teevad tooteid, mõned teevad disaini, mõned teevad analüüsi, mõned juba lähevad sinna natuke turunduse poole, mõned lähevad SEO poole. Et oleneb nagu, millist nagu sellist paketti sa tegelikult pakkuda tahad ja suudad. Ehk siis sa läksid oma klientide juurde ja läksid, küsisid siis, mis sinu probleemid on, kuulasid nad ära ja siis võib-olla leidsid, et kuule, ahaa, ma saaks seda ka pakkuda. Või kuidas see välja nägi? Meie tegime seda vähe, ma ütleks, et seda oleks pidanud kindlasti rohkem tegema, et lihtsalt oma klienti nagu sellist kliendisuhet nagu väga tugevalt inimlikul tasemel hoida. Et noored arendajad, nagu me olime, siis me ikkagi häkkisime, me tahtsime koodi teha. Ja järjest rohkem muidugi me hakkasime küsima selliseid tooteküsimusi, et mida rohkem oled ehitanud, seda rohkem sa näed turul, nagu, mis tegelikult toimib ja mis ei toimi. Et mõned ettevõtted, mis me aitasime ehitada, ikkagi müüdi maha ja siis sa näed, et okei, kuidas see nagu product market fit tekkis, et mille pealt neil tekkis see kasv, et keegi suurem ettevõte oli nagu, oi, me peame nad ära ostma, muidu nad tulevad meie turule laamendama, on ju. Et selliseid asju õnneks nägime ja siis nägime nagu ka tegelikult ettevõtjaid, kes päris täpselt ei teadnud, kellele, mida, miks nad pakuvad ja siis nagu ikkagi üritad nagu suunata, et äkki ei ehitaks kogu maailma valmis, on ju. Või et ärme ehita siis raketti, et kui ülesanne võib-olla on hoopis ainult Piritani sõita, et äkki piisab mingisugusest rongist või trammist. Aga kui sa selle teenusettevõttega alustasid, kas sul oli mingisugune ikkagi pisik või mingi siuke motivatsioon, et kurat, et terve elu nagu teenust pakkuda ei jaksa, et võib-olla kunagi ikkagi tahaks nüüd toodet ehitama hakata või sa läksidki kindla plaaniga, et sa teed teenusettevõtet, tutud ettevõtetega, näeb probleeme selgelt, on ja noh, nagu paljud meist teevad, et tutume erinevate inimestega, räägime, näeme maailma, on ja samal ajal saame ju tegelikult ka täitsa ju hästi ära elatud, on ja. Et äkki räägid sellest poolest natuke? See on super küsimus. Minu võib-olla arendaja karjäär kui algas, siis ma endale vandusin ja ma ei tee kunagi teenusettevõtet. Et teenusettevõttes, noh, seal on oma plussid, oma miinused. Üks miinus on see, et sa tegelikult ei ole ühegi selle toote nagu omanik, mis tähendab, et lõpuks need valed otsused teeb keegi teine, mitte sina. Ja isegi kui sa konsultandina annad mingid soovitusi, siis minu kogemusel enamasti nagu neid ei kuulata või ei võeta arvesse. Mõned kliendid loomulikult võtsid ja lasid, ütlesid, Robert teab seda, las Robert teeb selle otsuse. Et juhtus seda ka ja muidugi tegin ka mina valesi otsuseid. Aga teenuse ettevõtte juurde jõudmine minu jaoks oli juhuslik läbi selle startupi rahade ära kuivamise. Ja 9 aastat sai seda tehtud, mis võib-olla minu jaoks oli nagu 2 aastat liiga palju. Oli seotud võib-olla ka perekondlike muudatustega, et mul sündisid vahepeal väiksed lapsed ja siis väikeste laste kõrvalt mingeid suuri karjäärimuutusi alati ei olegi vaja ja ei ole mõistlik teha. Aga jah, selles on sul õigus, et teenusettevõtjana sa näed väga palju erinevaid probleeme ja suudad pakkuda väga palju erinevaid lahendusi. Ja mul endal oli võib-olla juba nagu mõne aastaga tekkis siuke number, et ma olin töötanud koos 100 erineva tootega. Ja siis mõnel ettevõtte sees võis olla nagu mitu toodet, mõne toote puhul oli see abi oli nagu ainult algusfaasis, et me nagu koodi võib-olla ei hakanudki kirjutama. Oli ka neid juhtumeid, kus leidsime koos asutajatega, et see ei olegi tegelikult see nagu üldse asi, mida ehitama hakata, vähemalt mitte sellise nurga all, nagu nad esitlesid seda, et kas seal on juba väga tugevad konkurendid olemas, kellel on turuosa nii suur, et sinna nagu murdmiseks turundus ja müügi eelarve peab olema nagu kordades suurem kui see, mis nagu ehituseelarve on, pluss me oleme võib-olla mingi 2 või 3 aastat juba maas siin, on ju. Või siis tegemist ei olegi probleemiga,
või ei ole probleemiga, mille eest inimesed nagu päriselt nagu piisavalt palju raha oleks nõus maksma, et nagu äriliselt ka see asi ära tasuks. Ehk siis loomulikult õpikogemust on nagu väga palju. Minu jaoks kogu selle teekonna vältel oli mõte, et ühel päeval me oleme tegelikult ikkagi selline startup stuudio, mis tähendab siis ettevõtte, kellel on osalused paljudes erinevates tooteettevõtetes. Mõned neist on meie enda asutatud, mõnedes me oleme tehnoloogilised kaasasutajad. Me sinna poole ka liikusime, oli mitmeid ettevõtteid, kus meil oli nii-öelda oma tükk sees. Paberi peal olid miljonid olemas, aga reaalsus nagu ükski neist ettevõtetest ei lennanud, startupidega ongi see ikkagi numbrite mäng, nagu te ütlesite, et kui sa piisavalt paljudega nagu kaasa jooksed, sa saad sellest paremaks, iga järgmise asutamise juures sa võtad kaasa nagu mingid kogemusi, mis sa eelmisest õpid, ja võib-olla su tõenäosused nagu kasvavad, aga mitte ühegi ettevõtte alguspäeval ei ole see nagu mingi kindel värk, isegi kui turg on nagu hullult kasvav ja konkurent on võib-olla nõrk, siis sinu teekonnal võivad ikka väga-väga paljud asjad nagu valesti minna. Väga äge, väga äge. Aga nüüd on ju lõpuks see aeg käes, kui sul on oma AI ettevõte Targum. Räägi sellest natukene. Jah, Targumis ma siis ei ole tegelikult asutaja, liitusin tegevjuhina, kui ettevõte juba oli tehnoloogia baasi valmis ehitanud, mis tähendab seda, ma liitusin nagu olukorras, kus sellist külma starti ei olnud, ehk siis, et okei, et mitte nullist, vaid ühe pealt. Jah, 0,9 pealt, selles mõttes, et meil kellele kuidas täpselt seda pakkuda oli nagu üks esimesi küsimusi kindlasti. Ja e-kaubanduse suunal selline baastarkvara ja tehnoloogia, mis toimis ja andis klientidele selget väärtust läbi selle, et AI teeb inimeste eest ära neid töölõike, mis inimeste jaoks on väga igavad ja aega nõudvad. Ehk siis siuke manuaalne info sisestamine, korrastamine, tõlkimine, kategoriseerimine, mingite atribuutika lisamine, mis nagu e-kaubanduse poe tagatubades on väga-väga suur maht. Et siis nagu meie kliendid ongi siuksed, kellel on tuhandeid tooteid ja mitmed keeled ja nendel sellist toote sisestamist ja siis korrastamist tuleb ette nagu ikkagi praktiliselt igapäevaselt. Ma oma researchis lugesin, et sa oled teinud oma tütrega AI veebipoe. Kas see on üks põhjus, kuidas sa jõudsid võib-olla Targumisse? Või mis see algus sul nende e-poodide ja AI-ga oli? Jah, e-poodidega on nagu tarkvara konsultatsiooni ajast juba kokkupuude, et ma olin juhtiv arendaja ühes Eesti väga suures veebipoe projektis. Nüüd AI-sse hüpates sel päeval, kui ChatGPT välja tuli, oli vist 30. november 2022, siis ma olin praktiliselt esimesest päevast kasutaja. See oli minu jaoks nagu tööriist, mul nagu, mida ma olen nagu kogu elu oodanud, et saaks teha selliseid asju, mida ta nagu võimaldas. Ja mul tuli kohe esimene idee, et ma teen e-poe, mis siis töötab täiesti automatiseeritult. Et kogu poe ehitan AI abil ja kogu turunduse teen AI abil. Hakkasime siis pihta. Kuna mul lapsed, siis laste riided oli nagu üks idee, mida sinna luua ja alati on mõistlik ju siis ka sellise kliendigrupi otsustajaga konsulteerida ja mu tütar oli siis 4-aastane, siis tema ütles mulle, milliseid riideid ta tahaks. Mina tegin neist promptid, siis me saime vastu visuaale ja siis ta ütles, et ei. Ja niimoodi siis tegelikult tekkisid need visuaalid, mis siis ma kandsin riietele. Kõik tekstid, selle veebipoe koodi, disaini, kõik asjad ma genereerisin AI-ga. Tegelikult launchisin ka selle poe, aga nagu turundust
AI-ga teha sel ajal oleks olnud ikkagi veel väga keeruline, ehk siis videomaterjal näiteks oli ikkagi äärmiselt lapsekingades, et võib-olla said midagi naljakat vastu, aga kindlasti mitte midagi professionaalset. See on täna nagu hoopis teine maailm, äkki peaks uuesti sinna tagasi minema ja proovima midagi teha, aga see oli nagu siuke õpikogemus ja eksperiment ja hästi siuke tegelikult lapsega koos töötades ka mõnus siuke viis uusi tööriistu õppida. See oli see aeg, kus AI oli nagu interneti algusaegadel, et nagu täiesti ikka toores võrreldes sellega, mis ta täna on, mis pilte, mis visuaale ta suudab teha. Aga vähemalt oli väike siuke pereettevõtmine ja ma saan aru väga suur tõuge, et täna teha neid asju, mis sa teed Targumis. Aga keda te aitate ja veidi täpsemalt, mis see teenus on, mis see võimalus on, mida AI suudab lahendada, et ma tean, et sul on juba päris häid näiteid, sa aktiivselt müüd enda toodet ja üks põhjus, miks ma Roberti siia kutsusin, oli see, et ma nägin ta pitchi eelmine kord ja kõige eredam moment oli see, kus sa ütlesid, et sa ei ole ChatGPT räpper, vaid te kasutate Geminit ka. Terve saal oli selles mõttes naeris ja kuidagi ülihästi pitchis tabatud. Aga räägi natukene sellest teenusest, mis probleemi te lahendate ja mis võimalused täna on olemas juba? Jep, äge. Me töötame koos e-kaubandusettevõtetega ja me aitame neil siis tegelikult selliseid korduvaid protsesse ära võtta tegelikult. Ehk siis me pakume digitaalseid töötajaid. Meie loodavad AI-agendid võtavad kliendi töölõigud ja teevad need ära kogu selle tsükli raames. Konkreetsem näide on see, et e-kaubanduse tooted saavad alguse tarnijate juurest. Tarnijad saadavad mingisuguse faili formaadi. On see siis Excel või PDF, kus on need tooteandmed nagu esitatud. Täna enamik keskmise suurusega poode võtavad need failid lahti ja hakkavad neid mingisugusesse süsteemi. Kas see on siis tootehaldussüsteem või mingi Microsofti ERP-süsteem või siis Magento poe tagatoad, hakkavad neid ikkagi manuaalselt sisestama. Meie protsess algab sellega, et sa viskad meile selle faili ja siis AI-ga me vuristame selle sisse. Me saame aru, mis väljad seal on, mis nende väljade sisu on, ehk siis millised on need tooted ja loeme nagu kogu selle informatsioonisüsteemi. Nüüd järgmises sammus me asume seda informatsiooni rikastama. Ja rikastamine tähendab seda, et me kategoriseerime tooted, me puhastame selle teksti ja pealkirja, ehk siis, et nad on alati poes ühtses formaadis. Sest et kui sul tuleb tarnijatelt, siis nende kirjeldused ja pealkirjad on tarnija omad. Aga kui sa veebipoes seal tahad näidata midagi, siis sa tahad enda nagu veebipoe keeles seda esitada. Tootekirjeldus sinu sõnadega. Tootekirjeldus sinu brändi keeles. Ja selles brändi keeles me siis, meil on need templiidid või mallid, mis siis ütlevad, et kuidas mingis poes, mingis kategoorias asju kirjeldada. Üks näide on see, et võtame näiteks veepudel, siis võib-olla templiidi ütleb, et kellele milleks see toode hea on. See on hästi tegelikult tavaline, sest et kui sa poes mingit toodet leiad ja esimese lausena on öeldud just sinule, sinu kasutusjuhuks, siis klient tunneb, et okei. See ongi see, mida ma otsin, eks ole. Ja siis võib-olla materjalid ja millest see koostatud, et see on 100% vesi. Et siin ei ole lisatud mingisuguseid aineid. Ja võib-olla siis on päritolu. Et mall kirjeldab ära tegelikult, et kuidas see on üles ehitatud. Nüüd, kui sa võtad samas kategoorias mingi teise toote lahti, siis seal on see samamoodi kirjeldatud. Ja tõlgitud siis ka tegelikult kõikidesse keeltesse. Et siis kõikides keeltes on sul see sama malli alusel see informatsioon olemas. Lisaks tegeleme veel otsingumootorite optimeerimisega ja järjest suureneva olulisus on ka AI otsingul, sest et inimeste otsinguteekond järjest rohkem algab keelemudelite vastu ja keelemudelite vastu põrgatatakse
selliseid ümmargusemaid otsinguid, kui et Google'is sa pead nagu paari niisuguse otsinguga jõudma alles selle oma probleemi püstituseni, kus sa saad päris vastuse, siis AI-le sa võid anda nagu ümmarguse küsimuse. Siin näide võib-olla on see, et ma hakkan sauna ehitama, et mis mul vaja on. Ja tegelikult AI-s sa võid saada nagu konkreetsed tooted vastuseks koos sellega, kus sa neid osta võiksid. Aga see, et nagu e-poodleja jõuaks sellesse tulemusse, et AI nagu tema poodi soovitab nendele mingitele toodetele, selleks on nagu vaja natuke tööd teha. Mis ei ole nagu väga-väga erinev sellest, mis sa nagu otsingumootorite optimeerimiseks saad. Et sul peab tekste olema, et tekstid peavad olema võimalikult nagu originaalsed ja nad peavad võimalikult probleemi lähesed olema, sest et kui keelemudel selle pealt treenib, siis sa tahad, et sa jõuaksid nendesse vastustesse, mida otsivad need inimesed, kes võiksid jõuda sinu toodeteni. Otsingumootorite optimeerimisest natuke veel, et kuidas me seda teeme, me võtame toote, me leiame kõik sõnad, millega võiks seda toodet inimesed otsida. Ja siis me vaatame, et kui palju tegelikult inimesed otsivad neid asju otsingumootorites ning siis vaatame, kui palju võistlust on nendele sõnavaradele. Mu näide siin on alati diivan, et diivanit sa võid otsida lihtsalt diivan. Sa võid otsida nurgadiivan, sa võid otsida sinine nurgadiivan, sinine pehme nurgadiivan, sinine pehme karvane nurgadiivan, millel on 2 magamiskohta. Et need otsingusõnu selle ühel diivanile sisuliselt on nagu lõputu palju. Aga mida täpsem otsingusõna, seda vähem otsitakse. Aga mida täpsem otsingusõna, seda suurem tõenäosus, et see klikk tegelikult konverteerub. Sellepärast, et see on nagu nüüd see, mida see inimene otsis. Siis me nende sõnavarade baasil muudime natuke seda kirjeldust, lisame metadatat ja muudame piltide siis neid altkirjeldusi, mida siis muidu on mõeldud vaegnägijatele, aga on väga hea kinnisvaraga otsingumootoritele, eriti kui su otsing on sellise visuaalse fooniga, ehk siis piltidena tulevad sul välja, et kui sa otsid seda karvast sinist nurgadiivanit ja see pilt on nagu see, mida sa ette kujutasid, siis sellel klikil on nagu megakonversion, see inimene nagu, see on täpselt see, mida mul vaja on. Ja tegelikult meie selline eesmärk on need tagatoa tegevused, mida täna tehakse, automatiseerida kõik. Mul tekib kohe küsimus, et palju need valdkonnad, mida te teete, näiteks optimiseerimine, täna on võib-olla see ühtemoodi, homme on see teistmoodi, et kui te seda lahendate, kas see on siis nagu toode või on see teenus, et seal on ju ülipalju tööd tegelikult taga, te peate kogu aeg seda muutma, et kuidas ise seda pakendanud oled? On see toode, on see teenus, nagu kuidas see käib? See on toode, läbi mille sa saad asendada enda teenuseid. Et nagu justkui need digitaalsed töötajad on nagu teenusepakkujad, on ju. Aga läbi toote sa kontrollid neid. Ehk siis, mida nad teevad, mis on nende eesmärgid, milliseid malle nad kasutavad. Ehk et me tänases maailmas ikkagi tahame kontrollida neid AI-agente. Me tahame anda neile sisendit ja me tahame kontrollida nende väljundit. Nad on justkui sellised junior level töötajad, on ju. Et inimestest erinevad muidugi selle poolest, et kui sa annad neile mingit tagasisidet, siis nad päriselt kuulavad ka seda, et inimesed on ja ma teen teistmoodi ja siis teevad ikka samamoodi edasi, nagu nad on alati teinud. Aga need digitaalsed töötajad võtavad selle tagasiside ja õpivad selle pealt ja siis reaalselt teevadki kõik järgmised korrad vastavad sellele, mis sa neile ütlesid. Loodetavasti paremini. Sa mainisid AI, aga kas me räägime siis GPT-st, me räägime Geminist, natukene täpsemalt, et mida te siis kasutate, ma kujutan ette, et LLM on vist põhiline, võib-olla sa tood siis näited, et millised kõige paremini töötavad, millised on võib-olla failinud, et natukene ava seda, mis e-kaubanduses kõige paremat seda kvaliteeti ja väärtust loovad. Jep. Kõige pealt nii palju, et AI-agent on siis selline tarkvarajupp, mis võtab endale eesmärgi ja hakkab iseseisvalt töötama selle eesmärgi poole. Ning selle eesmärgi poole töötades ta kasutab erinevaid tööriistu. Kõik need tööriistad ei pruugi olla tehisintellektil põhinevad. Küll aga ta teeb tehisintellektiga endale selle plaani, kuidas ta selle eesmärgini jõuab.
ehk siis tal tuleb justkui samm 1, samm 2, samm 3, samm 4, nii, need on need asjad, mida ma teen, et sellesse poodi need tooted siis puhtalt jõuaksid, on ju. Ja siis need tööriistad, meie puhul siis need tööriistad enamasti on OpenAI peale praegu ehitatud. Geminit kasutame, ma arvan, et järjest rohkem tegelikult, aga meie kogu see eesmärk on tegelikult olla nagu selline pakkuja, kes suudab kiiresti suunda muuta, kui see peaks olema tarvilik, sest see maailm on nii kiiresti muutub. Ja meil on nagu ka tööriistu, mis on tegelikult oma printsiibis on hästi õhukesed ja nad ei tee väga keerulisi asju. Ehk siis meil on võimalik ka väiksemate keelemudelitega neid ülesandeid teha. Küll aga täna me nagu enda sees nagu väga palju ei optimeeri, sest hetkel me oleme nagu varajase faasi ettevõte, mis on tegelikult on nagu õppimise faasis veel. Ehk siis kes on need meie kliendid ja millised on need valupunktid, mida lahendades me suudame tekitada kõige rohkem impacti oma klientidele ja läbi selle kõige rohkem kasvu endale. Et sellepärast me nagu väga palju sellist optimeerimistööd ei ole teinud ja OpenAI nagu pakutav on kõige laiem ja selle laia spektriga me suudame nagu katta nagu kõige rohkem nagu neid kasutusjuhte. Meie tulevik saab olema nagu väga kirju, et me jooksutame ise keelemudeleid, meil on API integratsioonid erinevate suurte teenusepakkujatega ja võib-olla midagi veel seal vahepeal on ju. Aga räägime natukene siis rahast ka, mis siis huvitab ettevõtjaid, et sinu lahenduse võib-olla hinnastus ja see, kui palju sa suudad seda e-poe omaniku nagu päästa või siis kulusid tal kokku hoida, et on sul seal mingit ettekujutust, millised vahemikud me suudame saavutada, mis on see täna, et näiteks kui sa investeerid 10 000 eurot, säästad, ma ei tea, miljoni, et too mingid reaalsed rahalised näited või võrdlustundidega, et me suudaks paremini aru saada. Ja, super. Kõigepealt meie suke eesmärk on peamiselt on kindlasti kulude kokkuhoid, mis siis e-kaubandusel läbi inimtundide tekib. Me nagu ei positsioneeri ennast küll ettevõttena, kes siis väga tahab, et inimestel enam e-kaubanduses tööd ei oleks. Mina tegelikult näen, et nendel inimestel lihtsalt tekib muu suurema lisandväärtusega töökoht, kui on see manuaalne informatsiooni sisestamine või töötlemine. Ja ma usun, et see saab olema kliendi poole vaatav mingisugune ülesanne, kus siis inimspetsialist saab inimesele anda tagasisidet ja sellist inimlikku lähenemist, nagu me varasemalt müügis rääkisime, sest e-kaubandus on ikkagi väga müügipõhine. Täna nagu e-kaubanduses midagi sellist nagu teha keskmise suurusega ettevõttel, neil on ressursipuudus. Kui aga nad suudaksid võtta need manuaalsed tööd ära, siis see aeg, mis sealt vabaneb, seda saab kasutada kasvuks. See on nagu see eesmärk. Nüüd palju konkreetsemalt, ma arvan, siuke ettevõtte, kellel manuaalse informatsiooni sisestamisega 7 keelde poes, kus on 10 000 sellised tooted, et kui neil täna sellega tegeleb X inimest, siis me suudame selle vähemalt 2 jagada. Esialgu neil peab olema iga keele selline tundja, kes vaatab nagu seda tulemit natuke üle, sest et sa pead keelelisi erisusi pead keelemudelile nagu tagasi sidestama. Yeah. Kuna igas kategoorias mingid e-kaubanduskategoorias võib olla see sõnavara võib tähendada 2 erinevas kategoorias erinevat asja, on ju. Ja sa pead talle siis ütlema, on ju. Et see on selline iteratiivne protsess, kus agendid kogu aeg õpivad. Aga need tagasiside tuleb nagu esialgu, tuleb inimestelt. Aga täna sa siis lubad oma klientidele, et 2-kordne võit tekib? Ma arvan, et see peaks olema vähemalt 2-kordne kulude kokkuhoid, jah. Vähemalt. Teisest otsast, nagu kui meil on siis ühe kliendiga, kus on ka müügikasvu näha, sellepärast, et nende kataloogi selline ka kvaliteet paranes. Ehk siis tooted muutusid ühtlaseks nii pealkirjadest kui kirjeldustest ja see tekitas nagu lõppkliendis ehk siis ostjas, tekitas rohkem usaldusväärsust. Ja oma nagu top kategooriates nad müüsid 5% võrra rohkem.
küll aga seda nagu peale siin podcasti kusagilt avalikult ma nagu väga välja ei luba, et ma hästi selgelt tahan keskenduda nendele tagatoa tegevustele, optimeerimisele, protsesside parendamisele ja siis sellele kokkuhoiule. Rahaline mõõde on muidugi üks, mis nagu kõiki huvitab, aga su küsimuses väga õigesti mainisid, et töötunnid on nagu see oluline koht, on ju. Samamoodi sa võid töötunnid ju konverteerida rahasse. Loomulikult, aga sa saad need töötunnid suunata suurema kõrgema lisandväärtusega tegevustesse. Mitte sa ei pea neid inimesi minema laskma. No, mõned inimesed võib-olla tuleb natuke ümber koolitada, aga nagu mina nagu siin nagu AI ettevõtjana istudes tegelikult ei näe veel seda tulevikku, et AI võtab kõik meie tööd ära ja siis meil ei ole nagu midagi teha. Aga mis muutusi sa näed, kui me liigume 3 aastat näiteks edasi? Midagi kindlasti ju tuleb, kui sa ütled, et inimesi ei hakka nagu ära kaduma veel töökohtades, siis mis muutub? Mis su tootes võib-olla muutub? 3 aastat on ülimalt pikk aeg. Arvestame seda, et me selles ajastus, kus me oleme vähem kui 3 aastat olnud. Ehk siis keelemudelite sellises... Muudame küsimust 1-2 siis. Jah, tuleviku ennustamine tänamatu töö, küll aga ma näen väga palju seda, et AI-agendid muutuvad järjest kättesaadavamaks ja nad muutuvad järjest laiemat spektrit töid tegevaks. Samal ajal nad ikkagi spetsialiseeruvad. Et sellised üldistavad agendid ei saa olema kunagi nii head mingis spetsiifilises tööjupis. Et tekivad kindlasti agendid, kes ütlevad, okei, ma olen su personalassistent, anna mulle ülesanne ja ma teen kõik su eest ära. Aga nad ei suuda kunagi võistelda meie agendiga, kes tegeleb tooteandmete rikastamisega, sest see meie agent ja meie inimesed, kes seda agenti treenivad ja arendavad, just on suunanud ta seda ühte töölõiku nagu väga hästi tegema. Seal, no ütleme, nende töö kvaliteedi kasv kindlasti, see kulude langus, teisest küljest, et AI ise muutub odavamaks ja AI suurte vahel on nagu see võidujooks on nii kõva praegu, et me näeme niisugust kvalitatiivseid hüppeid, näeme tegelikult iga paari kuu tagant, kus me vahetame nagu mudelid ära ja me suudame jälle oma klientidele pakkuda paremat, kõrgendatud kvaliteediga teenust. Nii et ärevad ajad tulevad. Aga mul on paar kiiret küsimust veel enne, kui me lõpetame. AI või Web3? Ma arvan, et tulevik on mõlemad ja tegelikult AI sellises võidukäigus. Proovi lühidalt vastata, lihtsalt üks vastus ja võib-olla tausta mitte avada. Okei. No täna minu jaoks on rohkem AI. Pokker või arvutimängud? Arvutimängija ma hetkel ei ole, pokkerimängija ka praegu ei ole, aga ajalooliselt on pokker rohkem kindlasti olnud. Jõusaal või jooks? Täna rohkem jooksmine. Ja kas ise õppimine või ülikool? Ma arvan, ülikooli väärtus minu jaoks oli teha hästi palju tutvusi inimestega, kellega ma hiljem olen koos kaasasutanud ettevõtteid. Ise õppides kodus ei oleks selleni jõudnud. Küll aga kui ainult ülikooli peale loota, siis see jääb 100% liiga õhukeseks. Ehk siis enamik inimeste jaoks mõlemad, aga kui üks või teine tuleb valida, siis iseõppimine peab olema, ülikool võib olla. Väga hea. Mulle väga meeldis, kuidas sa rääkisid sellest, et sa pigem keskendud targumiga sellele, et vähendate inimeste ajakulu. Aga teisest küljest ma sinu asemel ise ei oleks nii tagasihoidlik, et sa ikkagi ju tegelikult suurendad ettevõtte tulusid ju ka selle kaudu, et sa teed ju neile SEO, lisaks tavalisele SEO-le sa ju tegelikult inimesed suunatakse rohkem ju tegelikult chatbotidesse, chat-GPT-sse, nii nagu sa ise ka mainisid, et sa tegelikult sealt kaudu ju optimiseerid
ja oskad neid paremini suunata ka õigetele toodetele on ja ligi. Et me näeme tegelikult ise väga hästi Ralfiga, et praegult mida aeg edasi, seda rohkem inimesed hakkavad usaldama seda rohkem inimesed küsivad tooteid, võrdlevad, vaatavad, kaaluvad, et varem oli SEO, tänapäeval hakkab aina olulisemat rolli mängima ka see, et kui hästi on su veebileht siis optimiseeritud just nendes kanalites, eks. Aga sellele küsimusele, või sellele õigemini see ei olnud küsimus, aga ma tahtsin väga küsida ühte küsimust, kui me rääkisime targumist, et mis siis, see ei ole väga hästi seotud targumiga, aga sellegi poolest see on ju startup mingis mõttes, on ju, et ta on toode. Me oleme ise palju rääkinud sellest, et kui palju sa oled failinud, kui palju sa oled siis väga head tööd teinud, ja kindlasti sa oled selle aja jooksul väga palju pivoteid teinud. Ja ma tahtsin küsida, et millal sa pivoteid teed? Millal sa saad aru, et nüüd on õige hetk pivoteid teha? Omast kogemust rääkides, siis ma näen praegu kindlasti, kui ajas vaadata tagasi, et võib-olla oleks pidanud mingid pivoteid tegema 1-2 tagasi. Selle asemel, et jätkata, ikka proovida, progeda samamoodi on jah, mul on ka ikkagi näpud sügelevad, kui on vaja, et ma arvan, et sa tead väga hästi, millest ma räägin. Jaa, absoluutselt. Väga hea point selle müügikasvuga, ma lähen korra selle juurde tagasi, et täna meil lihtsalt ei ole case studiesi, kus me suudame neid numbrites näidata, sest et me oleme nagu suhteliselt noor ettevõte ja SEO-ga seotud müügi kasvu näitamiseks mul on vaja mingi kliendiga ikkagi 6 kuud koos töötada ja seda teekonda käia, et need tulevad aastatega. Nüüd selle pivoti ja pivoti äratundmise osas, kui sa jõuad arusaamiseni, et selle toote, selle paketeerimise suunaga sa ei jõua skaleeruva ärimudelini, mis võiks ise edasi kasvada, siis sa pead seda suunda nügima. Mõnikord selle suuna nügimine on selle nagu natuke mingi nurka muuta, teinekord sa tegelikult pead tegema 180 kraadi ja hakkama nagu täitsa teises suunas jooksma. Nendes osades mul nagu on soovitusi, et kui sa kas siis oma karjääris või oma ettevõttes teed väga suure pivoti, siis sa ei võta kaasa ühtegi oma õpikogemust, mis sa varasemal teekonnal saavutasid. Ja sa alustad nagu õppimist nullist. Alguses see tundub nagu äge ja huvitav, aga sa toimetad alati turul, kus on võistlus. Ja need sinu konkurendid teavad kõiki neid väikseid asju, mida sina nagu alles õppima asud, on ju. Nüüd tuues selle targumi konteksti, siis need inimesed, kellega me seda ehitame, nii minul kui minu arendajatel kui taustajõududel, kellega koos me toimetame, meie emaettevõte näiteks NetGroup, on e-kaubanduses 10 aastaid nagu toimetanud. Me oleme näinud neid probleeme üpris lähedalt. Ja nüüd viimased 2 natuke peale aastat oleme siis seda tarkvaraliselt läbi AI lahendanud. Ja ma tunnen, et meil on tegelikult juba ka konkurendid ees, kes kindlasti tekivad erinevates kohtades. Mul on tunne, et meil on nagu päris suur selline tõmme, kus me oleme nagu eest ära. Isegi kui me nagu kõikides agentides veel nagu nii tugevad ei ole, kui tahaks olla. Meil on nagu loomulikult areneda, aga see nagu taust, mis meil on, ja et see annab meile nagu eelise. Ja teisest kohast on see, et kas sellel probleemile, kas see probleem on nagu turul nagu päris, selle valideerimine on meil nagu suhteliselt selge. Et ma ütleks, et pooled e-kaubandusettevõtted, kellega me räägime, nad noogutavad väga tugevalt kaasa, et jah, et see on minu ettevõtte pudelikael ja ma tahan seda lahendada. Nüüd küsimus on see, et kas nad on täna selleks valmis, kas nad usuvad AI-sse, meie nagu sellised müügid väga palju olenevad nende ettevõtjate enda AI kogemustest. Kui palju nad ise nagu testivad neid asju ja kui palju nad näiteks GPT-ga on mässanud, et
kui nad on GPT usku absoluutselt ei ole, siis nad teevad selle muutuse kunagi tulevikus. Kui meil on nagu rohkem lihaluudel ja nende konkurendid on tegelikult juba seda sõitu kas meiega või mõne alternatiiviga juba alustanud ja nendele ettevõtetele, kes siis tulevad kaasa AI-agentidega varakult, nende jaoks on ka kogu see protsess õpikogemus. Ehk siis nemad näevad samamoodi sellel teekonnal, mis töötab, mis ei tööta. Ja kui öelda nagu tihtipeale startupide nagu koostöös on nagu, et kas sa nagu hakkad nendega varajases faasis koos töötama või sa ootad, et kuni nad on nagu toorest faasist välja jõudnud ja on nagu täiesti paketeeritud selline toode, et pane võtmed sisse, anna sõitu ja anna minna, et sa ei pea midagi putitama või sa ei pea helistama meile kui mehaanikutele, et kuulge, et tuleb kapoti alla ronida mingeid asju tegema. Siis selles valdkonnas, kuna see on nii oluline ja B, see on nii kiiresti arenev, siis müts maha nende ettevõtetest, kes meiega tulevad nagu varajases faasis, aga ma arvan, et nad jõuavad ka oma competitionist sellega ette. Et kõik õpivad läbi failide, ja ma läksin sellest pivoti küsimusest küll natuke kaugemale, aga soovitan kõigile nagu seda AI maailma ikkagi katsuma hakata ja tekitada endale siuke suhe sellega, arusaam. Ilusad ja vajalikud mõtted. Võib-olla viimane sõnum meie kuulajatele, soovitus sinu poolt, kuhu tasub täna oma aega investeerida või siis mida tasub õppida, juurde arendada ennast mingis kindlas valdkonnas? Jah, kindlasti AI tööriistade kasutamises mugavaks saada ja leida enda jaoks nagu need sobivad tööriistad, et ma tegin hiljuti ühe koolituse, kus ma ütlesin ka, et ei ole mõtet nagu FOMOda ennast nagu mingit artikliga, kus on 72 AI tööriista, mida sa pead täna kasutama. Keegi ei kasuta 72 tööriista igapäevaselt. Ja kui kasutab, siis tal puudub fookus ja tal puuduvad oskused neid tööriistu tegelikult enda jaoks tööle panna, sest et kõik keelemudelid on natuke erinevad, kõik need tööriistad on veidikene mingi oma nurga all, oma mingisuguse sihukeste nõksudega, kuidas sa saad need enda tööprotsessidesse nagu väga heaks sisse luua. Nüüd enamik inimestele baas keelemudelite vastu põrgatamine on juba nagu nii tavaline. Mina ise olen peamiselt ikkagi ChatGPT peal veel, aga kuna mu ettevõtmine on väga palju Google'i põhine, siis Gemini aitab mind äärmiselt palju ja ikkagi kasutan ka nagu teda. Nende promptimine natuke käib erinevalt. Ma tunnen ennast nagu mugavamalt GPT-ga, kuna ma olen selle vastu nagu 2,5 aastat nagu igapäevaselt nagu toimetanud. Et siis ma tean nagu, kuidas talt tulemusi saada. Ehk siis AI tööriistad ja võib-olla, kui me mõtleme mitte AI teemad, vaid valdkonnad, mida tuleks õppida. Kui ma täna ei tea, siis mida sa soovitaksid, mis võib-olla 5 aasta pärast veel on olulised, et noored kuulajad, kes lähevad võib-olla kooli õppima, siis mis on need perspektiivsed valdkonnad, kus on kindlasti tulevikku? Ma arvan, AI tulemisega üks asi, mis on oluline, on see, et inimlikud oskused muutuvad olulisemaks järjest, mis on siis suhtlemine, on enda esitlemine, on selline rääkimine, mida nagu teha, kuidas selliseid oskusi arendada, siis müügitöö on kindlasti üks asi, kus noored võiksid käppa proovida, olenemata siis tegelikult sellest, mis valdkonnas nad on. Eriti kui te olete siis võib-olla tunnete, et okei, ma olen nüüd introvertne nagu arvutikutt, et see ei ole mulle. Ma olin ise ka selline, pidasin ennast rohkem introverdiks. Aga kui sa selle koore nagu katki lööd, siis on võimalik sealt seda nagu skilli arendada, et minna tuimalt nagu võõra inimese juurde ja siis teha taga tutvust ja võib-olla leiate mingi koostöö, et võib-olla saate sõpradeks, asustate koos mingi ettevõtte. Et kindlasti see on üks asi ja kui nagu valdkondadest vaadata, siis need inimesed, kes ei oska täna valida omale karjääri suunda,
siis matemaatika on ikka kindla peale minek. Kuna matemaatika taust annab sulle nii palju erinevaid võimalusi, kuhu suunas hakata hiljem vaatama. AI-st, tarkvararenduse, krüpto, data asjadeni, miks mitte ka nagu sealt turvalisusanalüütika, väga-väga palju sellist värki. Et kui matemaatika sobib, ja ei tea, mida teha, siis sellest nagu baas teha, aga mitte unustada neid inimlikke oskusi. Tehke müüki, õppige matemaatikat. Täpselt. Olge uudishimulikud. Aitäh sulle, Robert. Aitäh sulle. Aitäh. See oli AI Eesti podcast ja näeme järgmine kord.